Tere õhtust, head hõimuklubilised. Tore, et te olete tulnud Eesti Rahva Muuseumisse. Just 2 päeva tagasi tähistasime meiegi ju oma kalli hea lõunanaabri Lätimaa iseseisvuspäeva. Tore on meie kontekstis ka veel meeles pidada, et samal kuupäeval tähistatakse ka Liivi lipupäeva. Liivi lipp on meil ka siin ekraani peal suurelt, veidike neonsemad värvid, kui on tegelikult, aga see on selle ekraani omapärad. Ja sellest nagu tõukuvalt ka meie teema täna õhtul on Liivi teemaline. Ja vaatame natukene minevikku, et liivlus on näinud väga erinevaid aegu. 30-ndatel tegutses ajakiri Liivli ja meil on külas Tartu Ülikoolist, aga rohkem ka Läti Ülikooli Liivi instituudi tegus liige Arnita Agrita Umalas, kes kõneleb meile siis sellest, kuidas üks ajakiri võib ühte sellist kogukonda koos hoida ja selle mõjud on ju tegelikult ka tänapäeval näha, sellepärast et liivlus on ju ka tänapäeval täiesti tuntav, isegi ütleks, et järjest rohkem nähtav. Nii et vaatame ja teeme võib-olla isegi ka enda jaoks mõningad sellised tähelepanekud, et kuidas ühest konkreetsest projektist tegelikult või ettevõtmisest võib jääda jälgi päris pikaks ajaks ka edaspidisesse ellu. Aga Arnita, annan sulle nüüd sõna, et saame lähemalt juba teada. Tere on nii hea tutvustada eest. Nii. Räägin ajakirjas Liivli ja sellest, kuidas see võib olla, minu see subjektiivne arvamus on see, et see hoidis kokku seda kogukonna. Ja mis on see Liivli? Ma arvan, et võib-olla kõik siin ei tea, mis see Liivli on. See oli selline ajakiri. Oli 2 toimetajad, esimene oli Andrükstaler ja siis oli välja antud Jalgavas. Ja teine oli Koodlistalte ja siis see oli juba välja antud Liivi rannal ehk Masirbas. Ja raha saadi peamiselt Soomest ehk Soome kirjanduse seltsilt, Soome Õgriseltsilt ja Soome haridusministeeriumilt. Ja kui raha tuleb välismaalt, ka paber tuli välismaalt, see tähendab, et kohati ei ole kas paberit, rahastust, nii et on olnud ka pausiperioodid, et see ei ilmunud iga kuu. Kõige pikem pausiperiood oli peaaegu terve aasta, 34. aasta augustist kuni 35. aasta juunini, nii et peaaegu terve aasta. Ja see oli reaalselt esiteks Andrükstaleri, päris seda ka Koodlistalte selline ettevõtmine, et nad olid nõus seda teha. Päris palju inimesi ei olnud, kes neile abiks olid. Ja välja andmisega olid ka sellised probleemid, et näiteks selle Koodlistalte tervis ei olnud kogu aeg kõige parem. Nii et on olnud ka hetki, kus teiste toimetajana kirjutas sisse, et väga vabandan, et mingi loo jätkossa ei ole olemas, ma olen haige, ei saanud teha, järgmisel numbril kindlasti on tulemas. Samuti saab ka näha, et see rahastus oli see kõige tähtsam osa, sest kuidas me välja anname midagi, kui raha ei ole. Ja ise inimene tahab ka elada, kui ta nii palju aega kulutab selle tegemiseks. Ja milline see ajakiri oli? Ma tahaks öelda, et see oli ajaleht, aga võib-olla see on ajakiri sellepärast, et tuli välja ainult kord kuus, sest oli tegelikult ainult 4 lehekülge, et see ei olnud väga pikk. Aga suuruses, nagu te näed, see oli päris suur. Ja mis seal oli sees?
jutlustused, vaimulikud, ka laulud, ka lihtsalt liivilaulud, oli ka üks number, kus olid noodid sees, sest uus laul tuli välja liivi keeles. Lood, luuletused, lihtsalt jutlustused, mis on toimunud, mis külas, kes on surnud, kes on kadunud, kui palju kala maksab praegu, kuidas soolata seda kala. Ehk see oli ka praktiline. Ja kui me räägime sellest, milline see vorm oli väga vaba. Ja saate nautida ka liivikeelt, kõik slaidid nüüd on ainult liivikeelsete rakenditega, mida ma olen võtnud sellest ajalehest või ajakirjast. Ja siis on kirjutatud, et toim palab amtilugiidi, midagi keerata, pikstab pierast aega kerra liivli. Ehk toimetus palub kõikidelt lugejatelt, et nad kirjutaksid midagi selleks ajakirjaks. Selleks, et seda ajakirja siis sisse kirjutada või siis välja trükkida. Ehk see oli selline kogukonna töö, et iga inimene, kes oli liivlane, sest see oli ainuke liivikeelne selline ajaleht, ajakiri, kuhu liivlased said midagi kirjutada, midagi panustada. Ja üks asi oli selline, et ma ei ütleks, et mingi tsensuur oli, et peaaegu kõik oli läbi lastud, aga olid ka agamomentid, nagu te saate siin näha, et toimub teatud, et siis toimutus teatab, et neile väga meeldib, et inimesed kirjutavad oma mõtteid, aga välja trükitud ei ole midagi, mis on solvuv, mida inimene saab valesti võtta. Et mingid sõimusõnad või mis iganes seda ei olnud. See oli tsenseeritud selles mõttes, et oli juba kirjutatud, et ärge kirjutage, kui teil on midagi, mida öelda, mis on nii valesti võetav näiteks. Või siin on ka toimetuses selline kirjutatud, et see, mis oli juba kirjutatud märtsikuu numbris ja mingised väiksed personaalsed intsidentid, detailid ei ole üles nagu lastud, et see ei ole trükitud. Ehk ta hoiab ka seda, et oleks mingi anonüümsus, sest nagu kui oleks see personaalne detail võib-olla sees, siis keegi ju teab, kes see on, sest on see, et toimetus palub, et inimesed, kes kirjutavad midagi, kirjutavad ka täisnime ja täisadressi. Aga ajakirja sees, see on pseudonüümi all. Nii et ainult toimetaja teab, kes reaalselt seda kirjutas. Ja miks see oli tehtud, kes teab, mina mõtlen, et see oli tehtud selleks, et oleks selge, et see on liivlane, et see on keegi rannalt, kes on seda kirjutanud. Sest ka keegi Riiast, kes võib-olla ei ole liivlane, aga on keegi liivlane, kes on sõber, võib-olla kirjutas tema jaoks liivi keeles ja ta saatis, aga kui sa rannal ei ela, kui sa ei ole liivlane, miks sa kirjutaks seal? Nii et ma arvan, et see oli just selleks, et ajakirjas oleks ainult siis liivlaste mõtted, liivlaste teosed olemas. Nii et see on jah selline huvitav nagu koht, sest kui ma alguses lugesin neid ajakirja numbreid, siis ma mõtlesin, et pseudonüümid, kuidas inimesed teavad, kes on kes. Tuleb välja, et on üks inimene, kes teab, kes on kes, aga see oli ainult toimetaja. Siiamaani on selline müstika, et kes on mida kirjutanud, kui pseudonüümid on ainult üks täht, näiteks Ü. Kes on Ü? Aga oli ka selline tegelane seal nagu Piski Peslingi ehk väike reisija, väike jalutaja kuskile. Ja miks selline nimi, sest ta reisis? Ta oli kogu aeg kuskil välismaal ja ta kirjutas ka lood sellest, et kuidas tal on läinud, mida ta on näinud ja mingil hetkel oli selline pikem paus. Ja aastal 34 oli kirjutatud siin, et Piskis Peslingil on ehk, et see on mõeldud, et ta loeks seda, see on talle adresseeritud, et meie liivli väga ootab, et ta saaks midagi välismaalt kirjutada ja kuidas ta läheb. Me ei tea, on pikk paus olnud ja
Ja järgmisel numbril mitte, aga ülejärgmisel numbril oli juba kirjutatud lugu, kuidas ta on olnud Venemaal ja Hollandis ja kuidas tal läks seal. Ehk see on ka selline võib-olla, no ma ei tea, kes see Piški Pešlinki on, ehk tema nimi ei olnud kunagi kirjutatud maha. Aga see on ka selline nagu kogukonna töö, et nad juba teavad, et üks neist on kuskil välismaal ja nad ootavad ärevusega, et nagu mida ta tegi, mida ta nägi. Ehk see on ka selline asi, et võib-olla ma arvan, et kui oleks olnud selline ajakiri, siis kuidas teised inimesed teavad, aga niimoodi nad saavad midagi huvitavat kätte. Ja seda siin ma ei pannud sisse, aga oli ka lugu sellest, kuidas üks liivlane läks USA-sse ja kuidas ta seal kohtus nagu vanade liivlastega, kes oli nagu põgenenud USA-sse. Ja kuidas nad räägisid liivi keeles omavahel, et kui see oli nii tore, et ka kuskil mujal nii kaugelt ka liivi keel kõlab ja sellest ka kirjutati sisse ajakirja, et inimesed saaks lugeda ja ka avastada seda, et meie mingid rahvavennad nii-öelda USA-s ka siiani veel räägivad liivi keelt. Ja ma ütleks, et selles ajakirjas kogu aeg on olnud võib-olla natukene selline eksistentsiaalne hirm. Ehk oli ka selline lugu, et oli Eestist Tartust hõimuklubist tulnud inimesi randa kooli jõuluajaks ja nad andsid kingitusi. Aga siis tuli välja, et nad andsid kingitusi kõikidele lastele, ka lätlastele. Ja rannas oli ka selline arusaamatus, et nagu miks kõik lapsed said, see on hõimuklubist, et see pidi olema liivi lastele midagi. Ja siis selle ajakirja ise toimetaja kirjutas, et oota, miks see on ebaõiglane? Kas te tahate, et teie lapsed räägivad liivi keeles sellepärast, et nad on liivlased või sellepärast, et nad saavad kingitust? Et jah, et sellised asjad ka on olnud selles ajakirjas, et kui inimesed kirjutavad, et miks see nii oli ja on vastust, aga miks see ei olnud? Miks see ei peaks niimoodi alla ka tulnud, sest lapsed on lapsed, see ei ole oluline, kas see on Läti laps või liivi laps, kõik lapsed ju tahavad kingitust. Aga kui me vaatamegi need pealkirjad, kui enne veel on liivlis, kui palju veel on liivlasi või näiteks liivarava abo kuuland, liivi rahvas ei ole veel surnud. Jah. Või siin mulle väga meeldis, et Balti mitte mingi jõud ab keelt mädenen skielda rõkanda. Praegu mitte mingi võim ei keela meile oma keelt rääkida. Veel enim, veelgi rõhkem. Valitsus annab raha, las meie kooliõpetajad õpetavad ka koolis liivi keelt. Aga selle õpetamisega ka oli väga huvitav lugu, et päris pikka aega oli ainult üks õpetaja, kes hobuse peale sõites niimoodi rannal ühele koolile, teisele koolile, kolmandale. Ehk see liivi keel oli tegelikult ainult kord nädalas, üks tund koolis. Ehk ja liivi keel või ütleme niimoodi, et kui vanasti võib-olla oli selline nagu said inimesed teha otsust, et koolis ei käi, õpib kodus, siis Läti Vabariigi ajal oli tehtud selline otsus, et ei, haridus on kohustuslik. Peavad ju lapsed koolis käima. Nii et nad on kogu aeg koolis, 5 päeva nädalas, kõik on lätikeelne, ainult 1 tund nädalas on liivi keeles. Või näiteks see mulle väga meeldis, see on natukene filosoofiline. Ehk meid saab kutsuda selliseks, kes saagivad puust oksa, kuhu ta ise istub peale. Ehk sellest, et kui liivlased ei tahavad rääkida oma keeles, siis nad saagivad selle oksa puust, mille peale nad ise istuvad.
väga filosoofiline, mulle väga meeldis selliseid mõtetele leida. Või näiteks see, Isamaa on oma tõurus siis, kui risting on siiasta kaugel. Isamaa on kõige kallim siis, kui inimene on sellest kaugel. Ja see oli just sellest loost, kui keegi oli liivlastest rannalt USAs ja räägis siis liivlastega, kes elavad seal. Või see, võlme liivlist, oleme ju liivlased, et selline kutse, et inimesed hakkaks kogu aeg rääkima ka liivi keeles ja nad oleksid ju kõik liivlased siis, mitte lätlased. Ehk selline hirm oli ja ma ütleks niimoodi, et peaaegu igas numbrist saab leida midagi, mis annaks seda hirmu, et nagu me kaome ära, et meie keel sureb, meie kultuur sureb. Peame ju rääkida oma keeles, peame ju armastama oma keelt, miks emad ei õpeta oma lastele liivi keelt, aga noh. Ma ütleks niimoodi, et kui ma oleks ema ja ma tean, et minu lapsel on palju lihtsam koolis, kui ta oskab läti keelt, ma ka räägiks oma lapsega läti keeles. Et kui ma teaks, et elu mu lapsel oleks raskem, kui ta räägiks ainult liivi keeles. Et selles mõttes ei saa, nagu siin on ka olnud sellised mõtted või kõned ka kirjutatud, et emad on süüdi, et lapsed ei räägi liivi keeles, aga no mis valik neil oli? Aga lastel ei ole ju raske mitmes keeles rääkida. Nende peas on nii palju ruumi. Mõte oli selline, et lapsed peavad ainult liivi keeles rääkida. No see tuli kooli poolt, aga kodu? Ei, kodus, ainult liivi keeles. Oli ka selline, mulle väga meeldis selline jutu või selline lugu, et meie esivanemad oma kalmudes reaalselt ringi juba käivad, kui nad kuulevad, et nende lapsed räägivad mingis võõras keeles. Ehk no sellised ka olid nagu paanikas juba inimesed, et no peab 24/7 see liivikeel olla, et säilida. Ehk sellised mõtted olid erinevad, olid ka inimesed, kes kirjutasid järgmisel numbril, et võib-olla ärme teeme paanikat, et nii halb kõik ei ole. Aga jah, aga noh, keelearmastus. Tuli välja, et inimesed väga armastavad oma keelt, mis on väga hea. Või näiteks siin Volganski, ta oli väga, ma ei taha öelda kuulus, aga ta tegutses kogu aeg, kas liivlaste liidus või lihtsalt niisama, ta oli väga aktiivne liivi, ütleme nii, kultuuritöötaja. Ja siis ta tegi sellist, ma ei tea, kultuuriõhtut, et Siikragist ta räägis liivi kultuurist, liivi keelest. Ja kui ta oli just Soomest tagasi tulnud, sest Soomes oli õpetaja selline, siis ta rääkis ka näiteks Soomest, Soome kultuurist ja kuidas seal oli. Et seal oli ka selline koht, kuhu panna näiteks teated, et palun tulge, on sellel ja sellel kuupäeval midagi selles ja selles külas. Ehk tuleme kõik kokku. Või näiteks ühel inimesel oli selline pseudonüüm rannakeele armasti, et rannakeele armastaja. Ja see oli see, millest ma rääkisin, et sellised tulid päris tihti. Ma arvan, et võib-olla meeste poolt, kes teab, ehk liivi emadest. Ja siin on ka kirjutatud, et liivi rahva hinge ja siis selles mõttes kultuuri elus ja eluks jäämiseks suur tähtsus on liivi naistele ehk emadel on selline suur tähtsus. Ja kui palju ta liivi rahvast armastab või kui suur ta on liivi rahvase armastaja, nii suur on ka see armastus ka tema järeltulijatel ehk tema lastel. Ehk selline suur lootus oli pandud just emade peale, et nad peavad seda õpetada oma lastele, seda isamaa armastust, oma rahva armastust, keele armastust.
aga see keelearmastus tuli ka sellise kriitika kaudu, sest näiteks tuli valja tol ajal Liivi selline aastaraamat ehk selle nimi oli siis Ranna aastaraamat ja 5 numbrite jooksul oli publitseeritud retsensioon ja suurema osa sellest oli et võib-olla selline keelekorrektuur. Ja võib-olla, kui vaatab seda inimene, kes ei ole väga tuttav liivlastega või sellest, kui palju liivi keeles üldse asju on välja antud ka tol ajal, siis see võib olla natukene selline veider koht, et miks inimesed võtavad seda ühte asja, mis on nii vähe, mingid liivikeelsed raamatud ja 5 numbrit lihtsalt ütleb, see on vale, see ei meeldinud. Aga tegelikult selles retsensioonis olid ka head asjad, mis meeldis. Ja ma olen ka oma kolleegidega rääkinud, et kui sa oled väike rahvas ja sul on juba nii vähe materjali, see on väga tähtis, et iga materjal, mis on olemas, on hea. Et see on suurepärane, et see on kasutatav, et seal ei ole palju vigu. Sest kui need on suuremad keeled, siis see on väga arusaadav, et on väga head teosed, on ka natukene halvemad teosed, aga on valik. Saab valida. Aga kui sul on näiteks 5 teost, on väga tähtis, et kõik 5 on väga head. Et keel on korras, kõik on korras. Ehk see armastus ka tuli niimoodi, et inimesed armastasid oma keelt nii palju, et nad olid ka kriitilised, nad ei võtnud vastu kõike, mis oli tehtud ka enda poolt. Äkki seda oli ka väga huvitav näha ja avada luedes ajakirja. Ja ütleks niimoodi, et see lootus ka oli seal, et nagu ma juba ütlesin, oli Soomes õpetajaseminar, olid ka inimesed, liivlased, kes õppisid Tartus, kas koolis, kas ülikoolis, mingis muusikakoolis, see ei olnud väga tähtis. Soomes ka ülikoolis õppisid inimesed. Ja see lootus oli selline, et välismaal õppides inimesed seda tarkust võtavad tagasi siis rannale, Liivimaale nii-öeldes ja aitavad oma tegutsemisega rahvale, sellele kultuurielule, sellele laste õpetamisele. Ja siin on ka kirjutatud, et sel suvel on noored liivlased lõppenud kooliõpetaja seminari ja saavad tagasi koju tulla. Ja siin on ka kirjutatud, et aitäh kõikidele, kes on neile aidanud nii kaugele saada. Selles mõttes, et nad saavad isegi seminarile välismaale minna ja õppida. Ja siin on ka see lootus, et kui nüüd on tulnud inimesi sellest seminarist, siis saab ka paremini õpetada Liivi lapsi. Kui nagu ma ütlesin, alguses oli selline olukord, kui on üks õpetaja hobuse peal. Et selline naljakas olukord. Ehk jah. Aga see ei olnud ainuke, aga see oli see, mis kuidagi jäi mu südame sisse, et see, kuidas see inimene nii tõsiselt või südamlikult on sellest kirjutanud, et ta ka kirjutas, et oma pseudoniimina Randali ehk ranna inimene, liivlane. Aga sellest nimetusest ka on olnud küsimusi, et miks ei saa öelda lihtsalt liivlane, miks me ütleme rannalane, et see ka on olnud üks diskussiooni teema, mis on läbi käinud ehk või läbi läinud. Ja see oli ka selline väike kriitika, milles ma eelmises slaidis rääkisin, et see ranna aastaraamat, miks see ei saa olla Liivi aastaraamat, miks me ei saa öelda, et me oleme kõik liivlased, sest siis on ka natukene lihtsam kogukonna kokku hoida ja säilitada, kui meil on selline selge termin, kui me kõik teame, kes me oleme ja me saame kuidagi representeerida iseennast Lätis näiteks. Sest rannal elasid ju ka lätlased, mitte ainult liivlased. Ja
jah, ehk noh, olid sellised nii, aga milles ma tahtsin kõige rohkem rääkida, oleme jõudnud selleni ehk diskussioon, et päris palju diskussioone oli ja see, mida ma olen valinud, on minu lemmik. Võib-olla sellepärast, et mina ise sellest väga ei saa aru, võib-olla see on sellepärast, et ma olen sündinud teisel ajal. Aga selle õpetaja seminaridega oli see, et Läti valitsus andis raha. Sellest oli ka natukene enne juttu, kus oli see, et valitsus annab raha, et koolis õpetada läti keelt või mitte läti liivi keelt, et mitte keegi ei keela liivi keelt kasutada. Ja siis tegutses selline liivi sõprade selts Lätis, nii et LSSL. Ja see Ü on selle seltsi liige ja ta on palju kirjutanud peaaegu igas numbris. Ja ta lihtsalt annab teateid tervest Lätist, et nagu mis on juhtunud, kuidas, mida nad on teinud. Näiteks siin on Ventast ehk Ventspilsist läti keelest, et mis seal on olnud, kes on nagu mingid stipendiumid saanud, mida selts on teinud, kuidas nad on aitanud võib-olla millegiga. Ja siin oli selline väike paragraaf, et sellest, et näiteks, et on saanud abiraha Läti valitsuse käest ja siis ehk nii nagu haridusministri, mis ma ütleks, et tasunika oleks eesti keeles. No see, kes tegutseb selle ministriga koos või abi, ütleme nii. Ja tööminister Kuulbis on palunud, et neil seminaristidel oleks nagu see abiraha. Ehk on poliitiline, et nagu me räägime, et on see inimene ja nad on midagi palunud ja siis nagu on abiraha kätte saanud liilaste jaoks. Ja järgmisel numbril tulid 2 vastust sellele ühele väiksele paragraafile, kus on 1 lause. Ja esimene on tulnud sellisest inimesest nagu Rosaal. Ma ei usu, et see oli päris nimi, ma ei leidnud sellist inimest, aga see on pseudonüüm taaskord. Ja ta on kirjutanud ja et üks asi on see, et ta ütles, et see Ü on provokaator, kui ta räägib sellest. Ja siis ta ütleb, et poliitika jätame maamehele ehk lätlastele, sest liivlased ütlesid, et nad on just need rannainimesed ja lätlased on maainimesed, kui ajalooliselt ühed tegutsesid meres, teised maal ja või põldude peal. Ja see oli minu jaoks väga huvitav, et no mida see tähendab, et poliitikat jätame lätlastele, et miks liivlased ise väga ei tahtnud poliitikast rääkida või tegutseda seal. Ja siis nad räägid sellest nagu Väntast, mis seal on olnud ja siis ta kirjutab, kas ma saan seda nagu öelda, et see on midagi hea, kui Läti sõprade selts Lätis seda Ü-kirja ei võtta tagasi. Et atnutta kutse tagasi ehk ei võtta tagasi. Ja samas numbris tuli ka teine kaebus. See oli selline mees või naine, kes teab, aga ta pseudonüüm oli Õ. Lihtsalt Õ-täht. Ja ta ka kirjutab, et noh, mis see oli ja seal ka läks, et ta on demagoog ja miks üldse poliitikast räägime, ta provotseerib meid kõike, miks mingid ministrid ei ole liivlaste sõbrad ja
siin on ka mitte ühtegi liivlase sõbra ei ole mitte üks minister ja ei ole nagu mitte midagi, mitte ühtegi sõna rääkinud, et nendega. Ja see oli jah selline väga huvitav olukord, et kui ma lugesin seda, me ei ootanud, et järgmisel numbril tuleb sellised vastused. Et tekkis reaalne diskussioon ja ma arvan, et sellepärast oligi see toimetaja poolest kirjutatud, et ärme palun kirjutame midagi, mis on solvuv, et kasutame ainult häid sõnu. Oleme tsiviilsed. Ja järgmises numbris Ü kirjutab vastust. Ehk ma ei tea, seletus selles Ü asjas, et mingi Rosal ja mingi Õ on teinud suurt nagu mingi asja minu sellest kirjas, mida ma olen kirjutanud sellest esimesest, või see on 19 seal vanad kirjad seal väga ei saa näha. See on 19, siis see Rosal ka ütleb, et vaadake palun eelmist numbri, et mida ta seal kirjutas. Ja et ta kirjutab, et nad kutsuvad mind mingiks demagoogiks, provokaatoriks ja tahavad seda näha niimoodi, et ma oleks liivlaste enda rahvase mingi halb element, et ma kahju teen inimestele. Ja siis ta kirjutas, ma tahan seda praegu öelda, et ma ei ole kunagi tahtnud liivlastele kahjud teha ja ei taha ka seda tulevikus. Seda teab ka väga hästi Rosal. Kui ma olen provokaator ja demagoog, seda ka mitte üks ei saa öelda, näha, kindlaks teha. Nii et jah, ja siin on ka kirjutatud, kui mingile korrespondentile on antud valeinformatsioon, mis on nagu tulnud ka aega kirja sisse, siis ta ei ole ju provokaator, et ta ütleb, et võib-olla, et ma olen midagi valesti öelnud, sest see on mulle niimoodi öeldud, aga see ei tähenda, et ma olen provokaator, ma lihtsalt olen korrespondent, kes annab midagi edasi. Nii, ja ta ka seletab, et provokaator ja temaga on just see, kes hästi teades annab vale informatsiooni. Ehk ma ei oodanud, et midagi sellist tuleb, nii et sellepärast ma ju valisin just seda diskussiooni. Ehk, sest see oli ainuke poliitiline diskussioon ja ma mõtlesin, et see on väga, väga huvitav. Ja siis tuli veel üks vastus. Ja see vastus tuli juba Liivi sõprade seltsis Lätis. Ja nad kirjutasid, et nad tahavad nagu seletada kaks asja. Et esimene on see, et jah, oli kirjutatud see mingi kiri ja nad tahavad öelda, et mitte keegi selles seltsis ei ole talle nagu öelnud, et ta peab seda kirjutama ja olles poliitilised liivlaste selts ehk ta ei ole solidaarne sellega, mis oli kirjutatud selles kirjas. Selline tuli veel seletus nagu juurde, aga see ei tähenda, et nüüd tuleb mingi tsensuur, kõik vihkavad seda sest ta on midagi valesti öelnud, kõik mõtlevad, et ta on provokaator. Ei. Juba järgmisel numbril ta taaskord reporteeris, kõik oli hästi ja nii kuni lõpuni ta on olnud ajakirjades, et see oli selline lihtsalt väike arusaamatus, ütleme niimoodi. Ja ka toimetaja sain aru, et on juba kõik öeldud ja ta ütles, et
Selle sõna võtmisega on see asi lõppenud. Et ta enam ei publitseeri mitte midagi, mida võib-olla vastuseks õ või rosa alt kirjutab. Noh, tuli tagasi. Ehk no presentatsioon ka ütles, et on see asi lõppenud, see diskussioon. Ehk jah, et sellised huvitavad asjad saab leida sellest ajakirjast ja ma arvan, et võib-olla tänapäeval ei saa nii tihti leida nii häid asju ajakirjadest, et kui kogukond ise tuleb kokku, kirjutab kõike, tegutseb, lihtsalt toimetajale saatab kõike, mida tahavad, diskuteerivad. Ehk see on selline väga tore asi, mida näha. Ja sellepärast ma ka mõtlesin välja 4 küsimust, mida ma tahaks, et võib-olla teie käigu mõtlete natukene selle kohta, milline vastus saaks olla. Ja esimene minu küsimus oli, et kas see terve asi oli ainult vanade inimeste mingi tegutsemine, kui kogu aeg oli jutt, et noored ei oska keelt. Et selle 30-ndatel selle väljaandmise ajal, et tulid kogu aeg mingid kirjad. Miks need noored ei oska keelt? Miks need emad ei õpeta keelt? Ja teine küsimus on, kas oleks tol ajal olnud ka parem viis, kuidas mõtteid jagada ja edasi anda? Kui me mõtleme ka näiteks Eesti ajaloost, ehk 30-ndatel milline seis oli, kas oleks olnud? Või kas see oli just see, ütleme nii, mitte parem viis, aga võib-olla ka ainuke viis, kuidas terve kogukond, see ei ole üldse oluline, mis külast nad olid rannal. Ehk nad kõik said seda lugeda ja teada. Sest näiteks ma ei tea, kui ühes külas pannakse selle teade tahvli peale, et on mingil 26. detsembril mingi üritus, kas keegi, kes on kuskilt teisel pool rannal teises külas, kuidas nad saavad sellest teada, et midagi sellist on ja nad saaks ka tulla ja nautida või osa võtta. Ja 3. küsimus on, kas liivlaste seis oleks olnud teistsugune, kui ajakirja ei oleks olnud olemas? Ehk seda kuuldes, kas te ka mõtlete, et jah, see hoidis kogukonna koos ja kogukond oli aktiivsem just sellepärast, et nad said osa võtta. Et nad said kirjutada, lugeda, küsida, diskuteerida, erinevaid mõtteid jagada, ka öelda, et ma ei ole nõus sellega ja siis keegi ütleb, miks nende mingi arvamus on kindlasti õige ja see teine on vale. Ja viimane küsimus, mis ma arvan, et ei ole ainult nagu sellest ajakirjast, aga üldisemalt, kui me mõtleme, kui me vaatame mingid vanad allikad, et kas see ajakiri oli oluline või me anname praegu tagasi vaadates sellele suuremat tähtsust, kui see tegelikult oli. Ehk see on küsimus, millele me ise ei saa vastata, sest mina subjektiivselt, mina ise ei ole liivlane, ma ei ole liivlastega seotud selles mõttes, et ma töötan nendega, ma olen Kunamaalt ise pärit, aga liivlane ma ei ole, mul on hoopis Eesti juured. Aga ma vaatan kuidagi seda ja ma mõtlen, jah, see oli väga oluline. Ma arvan, et see oli mega oluline, kui inimesed said seda teha, kui seda ei oleks olnud, kes teab, mis liivlastega oleks nagu juhtunud. Võib-olla liivlasi ei oleks, päris palju liivlasi ei oleks nagu teadnud, et Soomes on mingi õpetaja seminar ja nad saavad saada abiraha ja minna ja õppida või et nad saavad Tartusse minna ja õppida ülikoolis või mingis seminaris. Ehk võib-olla see aitas, võib-olla mitte, võib-olla see lihtsalt oli selleks, et olla, olid just õiged mingid kriteeriumid, et oli Soome raha, oli inimesed, kes olid valmis tegutsema sellega ja olid mingid, ma ei tea, 10 inimest, kes tahtsid ka midagi kirjutada ja see lihtsalt oli kokkusattumus selline. Ehk see on midagi, mida ma tahan, et teie ka mõtlete, kui te olete seda kuulnud ja võib-olla võtate koju nagu mingid mõtteid, et
kas tegelikult need asjad, mida me praegu mõtleme, et tol ajal olid väga olulised, kas nii oli? Või me lihtsalt anname nüüd suuremat tähtsust, sest me teame, mis pärast seda juhtus ja mis oli enne juba juhtunud. Ehk me näeme seda, kuidas see on mõjutanud kõike. Aga jah, aitäh teile, kas on võib-olla mingid küsimused selle kohta? Kas need, kes Soomes õppimas käisid, tulid tagasi ja hakkasid õpetama? Jah, nad tulid tagasi. Üks neist isegi jäi Soome, ta õppis